Tallinnas toimus veel teinegi raske ja väga imelik liiklusõnnetus, mille ärahoidmine kohalikku liiklust tundval liinibussi juhil ei õnnestunud. Ja leidis see aset Tallinnas Otsa tänava ja Pärnu maantee ristmikul Draamateatri juures. Nimelt sõitis seal ühesuunaliselt Otsa tänavalt välja Ukraina turismibuss, mille juht ilmselt ei tundnud kohalikke olusid ja võib-olla ka liikluseeskirju. Rahvusvahelised märgid kehtivad liikluses igal pool ja neid jälgides on võimalik isegi nii segase liiklusega linnas nagu Tallinn edukalt toime tulla. Ometi ei pannud kas siis tähele või jättis tahtlikult tähelepanuta Anna teed märgi ukrainlasest bussijuht. Ta sõitis peateele nii välja, et ei vaadanud vist üldse ringi. Paraku ei ole meil siin lagedad stepid, vaid tihe liiklusvool tipptunni ajal. Nii põrkasidki need kaks reisijaid vedavat sõiduriista omavahel kokku nii, et halvasid pikaks ajaks kesklinna liikluse. Kuidas see asi juhtus? Ma sõitsin seal üles, siia. Tema tuli välja põrkus. Kas inimesed, reisijad said tagasi? Kõik korras. Ei ole, vigastatud ei ole? Ma proovisin vastakule võtta ja ei saanud. Tema tuli välja. Suure hooga siis? No, hoogu ei olnud. Jaa, tuli välja kõik. Löök ja ups ja valmis. Reisijad vigastada ei saanud, kuid. Aga ikka ja alati tekib inimestel sellistel puhkudel küsimus, et kes maksab kinni nende sõidupileti raha. Kuigi ehk piletiraha polegi nii oluline. Palju olulisem on see, et nii võivad inimestel jääda ajamata asjad, mis varem kokku lepitud ning mis täpsust nõuavad. Et aru saada, mis siis ikkagi ukrainlasest bussijuhil seda hooletut manöövrit tehes harus oli, püüdsime ka temaga jutule saada. Aga no näete ise, mida sellel mehel Tallinna elanikele öelda on. Või водитель этого другого автобуса, да? Politseinike töökorralduse kohta tuleb seda puhku öelda, et liiklus pandi sujuma kiiresti. Liiklusvool suunati ümber ning tiheda liiklusega tänav vabastati kohe esimesel võimalusel. Millised karistused ja keda täpselt ees ootavad, eks seda peab nüüd otsustama liikluspolitsei.